tere sulle, kes sa seda kanalit jälgid või oled juhuslikult vaatama sattunud. Otsustasin üle pika aja teha sellise ladumise, mis on siis konkreetselt suhte ladumine ja sellise lühikese aja peale, et kuu loomisest kuu loomiseni, mida mõtleb, mida tunneb, mida ette võtab. Panin siia siis 7 valikut. Vali endale sobiv värv. Otsusta, kelle kohta su küsimus peaks olema, sest kogemus näitab, et neid võib olla mitu. Ja ladumise jaoks mul on siis ikka endiselt Marchetti Lenormandid ja haldjakaardid. Nii. Ja alustan siis sinisest. Nii. Alustan sinisest mõttetasand. Mida mõtleb? Mida mõtleb? Mida mõtleb? Nii, et sinu suhtepartneri mõtted on siis suuremas osas seotud rahapuudusega, sellega, et kuidas tekitada raha, kuidas võib-olla peaks vahetama tööd või vahetama elukohta, peaks looma mingi uue alguse, et oma majanduslikku olukorda parandada. Siin on kindlasti sees siis soov kohtuda ja niisugune teatav nagu pettumuse ja solvumise tunne, et ei ole võimalik seda teha mingitel materiaalsetel põhjustel. Ja neid põhjuseid võib olla ka mitu, et siin võib olla ka see, et mitte siis otseselt rahapuudus, aga võib olla näiteks väga suur töökoormus või on see keegi, kes on väga kaugel ja selline sõidu korraldamine võib olla keeruline ja tülikas ja võib-olla isegi võimatu. Praegu siis, mis see õige sõna on, koroonakriis tingimustes, ja mõtete kohta ütleks veel seda, et inimese iseloomustamiseks, et ta on kiire mõtleja, ta on niisugune kiire reageerija, tema peas on alati 1000 mõtet korraga ja sa mitte iial ei suuda hoomata kõikide nende mõtete sügavust. Ja ta võib olla kuna neid mõtteid on nii palju, siis võib ta kõrvale lükata mõned mõtted, mis tegelikult on olulised. Ilma, et ta ise aru saaks, et kuidas see tähtsuse järjekord on. Ja tagantjärgi tarkusena võib siis kohale jõuda, et ta on oma elus teinud otsuseid, mis teda täna ei toeta ja et võib-olla need loobumised, mis on olnud, on liiga kõrge hinnaga. Nii. Et konkreetselt suhte osas tahaks ta, et tahaks suhtele mingit restarti, mingit uut algust, uut vaatenurka, midagi teistsugust. Aga hetkel nagu puudub võimalus selle teostamiseks või siis teine võimalus, et tal lihtsalt neid ideid võib olla liiga palju, et mida ta tahaks. Ja kaheldamatult siin mõtete osas on ka see, et siin võib ka olla, et küsimus puudutab isikut, kellel on mitu suhet korraga. Ja ta ei suuda otsustada, millisest siis loobuda ja millisest kinni haarata. Et siit siis ka järgmine küsimus, et mida ta sellest konkreetses suhtes tunneb. Nii, tahab kohe välja kukkuda. Mida tunneb?
et siin mina ütleksin, et emotsioonid on samasugused nagu ta mõtted, kiired, vahelduvad, tahaks teravalt reageerida, tahaks asjad selgeks rääkida, tahaks välja öelda kõik oma mõtted, mida ta on kogunud, et siin võib isegi niisugune mikroplahvatus toimuda, et tema tunnetused, kus ilmselgelt inimene ei tule oma emotsioonidega toime. Ja tal võib olla niisugune tunne, et kui ta vaatab seda oma elu suuremas pildis ja seda suhet paigutab siis kuidagi oma ellu, et siis tahaks silmad ja kõrvad kinni panna, sest ei sobitu hästi, ta ei tea, kuidas neid tunnete tasandil just, et ta ei tea, kuidas oma tundeid väljendada. Ja siin on kindlasti hirm konfliktide ees, ühelt poolt konflikti vajadus, et selles mõttes konflikti vajadus, et asjad selgeks rääkida, ja teisest küljest hirm, et see selgeks rääkimine saab olema katastroofiline ja et võib-olla ta siis jällegi peab loobuma millestki, mis on talle oluline ja et olulisus võib-olla selgub hiljem. Sellist teatud otsustusvõimetust on siin ka tunnete tasandil on tunda, aga et ma ütleksin, et selle ladumise järgi, et ta on avastanud endas mingid uued tunded, midagi, millega ta siis toime ei tule. Ja kui ma vaatan lisakaarte, siis ma pakuksin, et need uued tunded on niisugused, et ta võib-olla esimest korda elus või võib-olla üle pika aja uuesti selles elus on olukorras, kus ta tahab leida jätkusuutlikke lahendusi. Tahab leida selliseid lahendusi, et ta ei peaks ümber mõtlema, ümber tegema, et otsused oleksid püsivad ja jäävad. Ja tunde tasandil ma ei oska öelda, ma ei julge öelda, et siin on selline armumine või armastus, küll ütleksin ma, et siin päris kindlasti on imetlust väga palju, kirge, imetlust, väärtustamist. See võib olla, vaatan siia alla ka, et see võib olla sellisel tasandil, et see võib partnerile tunduda, et teie teate alati, mida te tahate, et te oskate alati ennast kehtestada, et kui te olete valinud sihi, siis te teate, kuhu te mööda seda sihti lähete, et teil on alati mingi väga selge visioon ja selles, mida ta tunneb, on pigem nagu niisugust imetlust ja lugupidamist, uudishimu, soovi vaadata kaugemale, näha rohkem, õppida paremini, tundma võib-olla erinevates olukordades ja sellest ehk ka see tundetasandil niisugune konfliktivajadus, sest kuidas ma siis ütlen, et kui niimoodi mööda lilleaasa käsikäes kellegagi loojangule vastu jalutad, siis on ju lihtne. Aga et ta nagu tahaks näha seda teie tegelikku külge põhjani, et koer, istu, et tahaks näha sellist, tahaks nagu avaramat pilti, milline inimene te olete, et praegu talle tundub, et väga väärtuslik, väga kuidagi suursugune, väärikas, hiilgav, ennast teostav, võib-olla ka veidi enesekeskne, aga heas mõttes ja ta tahaks näha sügavamale. Ja küsimus siis, et mida ta ette võtab, mida ta reaalselt siis teeb? Mida reaalselt ta ette võtab? Jah, teate, siin, ja ma jään selle juurde ja see algus oli täiesti õige, et tema mõttetegevus, tema unistused, tema ideed, tema plaanid, need kõik on suured.
suurejoonelised, kaugele ulatuvad ja selline nagu kogu aur läheb selle peale, et ta püüab välja mõelda erinevaid lahendusi, neid oma peas läbi mängida, vaadata, mis tunde need temast tekitavad. Ta nagu püüab sellist puslet kokku panna tulevikust. Ja tema sellised alateadlikud hirmud, ebaõnnestumised, varasemad kogemused on liiga takistavad, et ta suudaks midagi reaalselt ellu viia. Et siin võib olla see, et te võite küll olla kirjavahetuses või telefonidel rääkida, ma isegi ei ütleks, et te kohtute. Kui te kohtute, siis pigem kuidagi mingis avalikus kohas, et võib-olla kui tegu on siis inimesega, kellega koos te töötate või õpite või kusagil mingi huvitegevuse raames kohtute, et see on siis koht, kus on teised inimesed, aga mitte üks ühele. Ja sisuliselt see, mida ta ette võtab, ongi see, et siin on ka sellist nagu teatavat valikulist üksindust. Et ta nagu võtab endale iseenda sisse vaatamise aja, selle aja, kus ta kaardistab ära oma teekonna ja selle lähima kuu jooksul talle tundub, et selle suhte arendamine on liiga keeruline. Selline hääl tema peas ütleb, ole ettevaatlik. See on liiga raske. Et see on kõik ilus, kena, hea, suursugune, suurepärane, aga võib-olla ma ei ole piisav. Ja ta pigem kaldub ära sinna oma niisugustesse mõtiskeludesse. Siin võib olla ka tegemist mehega, kes, miks mitte naisega, kellel on mingi sõltuvus, ravimid, alkohol, see ei ole suitsetamine, see ei ole söömine, see on mingi selline meelemürk konkreetselt, mis mõjub. Ja ma ütleks, et see on inimene, kes tegutseb tsükliliselt ja praegu on selline tsükkel, kus ta tõmbub endasse. Kus elu tundub talle liiga raske, liiga keeruline. Tal ei ole seda elujõudu ja energiat, et midagi ette võtta. Küll saab ta väga hästi aru, et teil on see olemas. Ja see on ka see, et mis tekitab selles suhtes ebavõrdsed positsioonid ja paneb suhtepartneri mõtlema, et kas sellel suhtel on tuleviku väljavaadet. Nii, et küsin siis, et veel kord väga praktilise küsimuse, et mida sina kui küsija siis, mida sina saaksid ette võtta, et kas see on midagi, kas see on midagi, mida sa saaksid ette võtta. Nii, ja midagi, mida sa saaksid ette võtta. Et siis nõuandekaardid on sellised, et tõesti hoia kontakti, hoia see suhtlus siis pigem kirjalikul tasandil, et ma ei tea, kusagil Viberis või Messengeris või laigi tema postitusi või kommenteeri tema mingit säutsu või fotot või kirjalik suhtlus. Hoia kontakti, anna teada, et sa oled olemas, ära tee seda kuidagi pealetükkivalt või tihedalt ja igapäevaselt, aga püsivalt siiski. Ja kui teil on mingid konkreetsed kokkulepped, siis tuleta neid kokkuleppeid meelde. Et oletame, et kui siin, kohe täiesti konkreetselt ütlen, et kui siin tegemist inimesega, kes võib ära kaduda kuhugi alkoholi või uimastite maailma, siis ongi arukas meelde tuletada, et meil oli kokkulepe, et siis kui sina nii, siis meie nii või mina nii. Ja ikkagi hoida seda selles mõttes siis oma turvalist joont, sest see, mida ta hindab teis, ongi see, et te alati teate, mida te tahate, kuhu te liigute, et teis on olemas selline jõud ja enesekindlus ja päikeselisus. Ja see on see, et mis peab ka praegu säilima.
et te ei saa nüüd praegu selle kuu jooksul, ei saa näidata mingeid oma kõhklusi, nõrkusi, kurbust, mingit segadust oma mõtetes või tunnetes. Te peate siis esmalt ise otsustama, et millised on teie seisukohad, neid seisukohti edastama ja kui on mingid eelnevad kokkulepped, siis neid kokkuleppeid meelde tuletama. Nii, vot selline ladumine oli siis ühtedel. Loodan, et said oma vastuse ja et selles suhtekirjelduses siis ka kinnituse, et kas sa ikka valisid õige variandi. Et ma eraldi sissejuhatust ei teinud, et oleks võimalik kuidagi inimest ära tunda, aga ma usun, et see kirjeldus, mis siit tekkis, peaks olema piisav. Nii. Tänan sind. Ja see oli siis tumesinise lugu. Nii, kui sa valisid selle helerohelise, sellisel juhul sinu suhtepartner. Loodan, et oled nagu ühe väga kindla välja valinud. Et oleks võimalikult täpne. Ja mida tema siis mõtleb? Mida ta mõtleb? No siin on küll praegu mingi ideede kriis. Et selle partneri puhul on siis mõtted niisugused. Et tema saab aru, et tema on mees, et tema peaks leidma mingeid lahendusi, olema kuidagi produktiivne, kuidagi tulemuslik. Aga ta ei suuda neid lahendusi leida. Talle tundub, et nagu tal on see tunne, mõte ja mõtete juures oleme, niisugused mõtted, et mul ei ole midagi, ma ei oma midagi, puuduoleku tunne, et inimesi on puudu, aega on puudu, raha on puudu ja see annab talle tunde, et tal on puudu eneseväärikusest, eneseväärtustamisest. Tema mõtted on seotud mingi puuduolekuga pidevalt ja see ei ole mitte see, et suhe on puudu. Et on mingid suhtevälised asjaolud, mingid takistused. Siin võivad olla ka, ma ei tea, ma ütleks kõige rohkem selline 20% ulatuses, võivad olla mingid terviseprobleemid. Et mõtted võivadki olla seotud näiteks selle koroonakriisiga, et võib-olla peab andma mingeid analüüse või ootama mingeid testi tulemusi. Ja siin on tegelikult siis nagu niisugune mõttetasandil selline ootus ja lahendust otsimine. Et elu on nagu korraks seisma jäänud, siin me oleme ja me ei tea, kuidas me liigume edasi. Et kui ristekaart ütleb, et sul on konkreetsed valikud, vaat ei ole, kas neid on 2 või 20, aga sa tead, millised on see valikud, siis selles ladumises siin praegu inimene isegi ei tea, et millised need valikud võiksid olla, aga ta saab aru, et valikud on tema vastutus. Ja tema mõttetegevus on sellega seotud. Umbes pooltel juhtudel on siin mees, kes mõtleb, kuidas ära rääkida. Kuidas ikka niimoodi läheneda, et see asi ikka oleks paigas ja kindel ja et vastaks kõikidele tema vajadustele ja oleks talle suurepärane ja sobiv. Sest praegu nagu ei ole. Ja ta tõesti oma peas siis püüab leida mingeid lahendusi ja tema mõtted praegu on mitte niivõrd sinu juures või suhte juures ja siin nüüd, et kui mees küsib naise kohta vale valikke, et ma selle jätaks praegu täiesti kõrvale, et siin on naine, kes küsib mehe kohta ja mees mõtleb praegu, mida ta tahab, kuidas ta tahab, kas ta tahab. Ta saab aru, et ta peab otsustama, et ohjad on tema käes, et tema peaks ise vastutama, aga kuidas ei tea. Sellised mõtted. Nii, vaatame siis tundeid. Mis tundetasandil toimub? Mis toimub tundetasandil? Aga tunded on ilusad, sügavad,
kirglikud, tugevad, et siin ma ütleksin, et siin mehele tundub, et nagu kõik need aspektid, mida tal siis tahaks naises kohata, on olemas, ongi kõik leidnud. Kõik on, palju on, tunded on tugevad, kõik nagu, ma ütleks, et siin võib olla ka, et mehele võib jääda tunne, et ta ei kontrolli kuidagi oma käitumist või oma keha või oma instinkte, oma niisugust alateadvust. Et talle võib tunduda, et ta tahaks omada paremat kontrolli. Ja tunnete tasandil on ka siin natukene niisugune hingepimeöö, et mul on nii tugevad emotsioonid, kõik on nii palju, kõik on nii tugev ja nii kuidagi kontrastne, et nagu ma näen oma elu nagu pikslites nii teravalt, nii täpselt, ma tunnetan kõike nagu iga oma keharakuga ja ma ei oska sellega toime tulla. Mis ma nüüd siis peale hakkan, kus need lahendused, mis ma edasi teen? Mis see suur pilt on, kuhu me liigume, kuhu see suhe võiks jõuda. Et ja siin on ka selgelt kirjas, et inimene siis olemata oma väga suurtest tunnetest, ta nagu ei oska neid hästi jagada. Et ta hoiab neid nagu kusagil kaane all, peidus, sügaval, ära sa arva. Ma ei ole see mees kuskil sussi all. Et ta ilmselgelt tunneb ennast üksildasena ja tahaks rohkem suhtlust, rohkem tähelepanu, rohkem kirge, rohkem tugevaid emotsioone ja tahaks niimoodi nagu väga sügavuti minna just oma tunnetes. Aga ta ei oska seda välja näidata. Ja siin on ka niisugune tunnete tasandil nagu kaalumine, et kus inimene valib pooli, konkreetselt valibki poolt, et kas suhted on olulised või üksindus ja selline suveräänsus on olulised, sõltumatus. Sest ka tema selline sõltumatuse ja vabaduse iha on väga suur. Raske valik. Ütlen mina. Nii, tõesti raske valik. Ja mida ta siis ette võtab? Mida võtab ette see mees, kes siin ilmselgelt ei tea, millises suunas liikuda? Nii, mida ta ette võtab kuu aja jooksul? Nii, et võtan siia ühe kaardi veel. Et siin on nüüd nii, et ütleme, pool sellest kuust kulub selle peale, et kumbki teist tõenäoliselt oma peas mõtleb kõik lahendused läbi, jõuab oma peas juba selle suhte ära lõpetada, võib-olla jõuate ka reaalselt ära lõpetada, ei oska öelda. Et te mõlemad saate aru, et midagi peab selles suhtes muutuma, aga kumbki nagu ei tea, mis asi see on. Ja tegelikult siis kusagil, ma ütleks 10 päeva pärast umbes, siia-sinna, +3–3, mingi murrang toimub. Ja see ei ole lihtne ja see ei ole mugav ja selle murrangu käigus mõlemad pooled tunnevad ennast veel üksildasemana kui enne, aga selle tulemuseks on konkreetsed lahendused, otsused, valikud. Istu, tubli koer. Et siit tuleb mingi, ja sa oled tubli koer, tuleb mingi väga konkreetne kokkulepe, mingi selline jutuajamine, kus te mõlemad saate läbi arutada siis selle, et milliseid lahendusi te näete, millised võimalused teil on, milliseid muutusi kumbki pool tahaks, et te võib-olla päris nende muutuste realiseerimiseni ei jõua, et kui siis sellised mingid esmased jutuajamised ja võib-olla ainult esimesed sammud muutuste poole, aga see on siiski liikumine. Ja ma ütlen, et selles suhtes on see väga
murranguline liikumine. Midagi, mida enne ei ole olnud. Ja ma küsin siis sellise praktilise nõuandekaardi. Ja küsin ka natuke vähem praktilise nõuande. Nii, et esiteks siis, et väga praktiline nõuanne on see, et peab suhtlema, räägi inimesega. Ma väga sageli mõtlen, et inimesed, kes vaatavad neid ladumisi, peaksid tegelikult rääkima oma partneriga, sest mina ei ole sinuga suhtes. Ja mulle vahel tundub, et ma nagu võtaksin veidi seda vastutust enda peale. Räägi inimesega. Räägi inimesega, suhtle, ole avatud, ole positiivne, püüa see suhtlemine hoida pingevaba. Ära sea liiga kõrgeid norme, ootusi, nõudmisi ja ole rõõmus ja rahulik ja ole tänulik ja ole nõus vastu võtma see, mis tuleb. Ja see praktilise nõuandekaart ütleb ka, et sa ei tohiks ära unustada seda, et sinu elurõõm on ainult sinu vastutus. Ära pane seda kellegi teise õlule. Ja niisugune siis natuke hingelisem, natuke vaimsem lähenemine nõuande osas ütleb, et kirjuta, et suhtle inimesega kirjalikult, kui ei saa rahulikult räägitud nagu silmast silma, saada kirju, saada meeldetuletusi, jätta väikseid kirjakesi, ma ei tea, köögilauale külmkapi külge. Mis selle asja nimi on, kohe ütlen, kojamehe vahele välja mõtlesin. Et jaga ise selliseid väikseid tähelepanuavaldusi, mis on siis positiivsed. Ja kui sa tunned, et läheb väga keeruliseks, ära räägi. Ära räägi, tee paus, võtta aeg maha, kirjuta oma mõtted läbi kõigepealt nii, et võib-olla koguni, ma ei tea, loo mingi tekstifail või et sa saaksid nagu kirjutamise käigus oma mõtet muuta. Sest see, mis esimese soojaga ja nagu selle suure õhinaga suust välja tuleb, ei ole tihtipeale see, mida me peaksime ütlema. Aga kirjalikus suhtluses sul on see võimalus, et sa saad tõmmata kässarit ja öelda, et nii, et mul on siin peatus, mõtlen. Kas ütlen nii, teisiti, kolmandat moodi ja sa saad oma siis sõnu muuta. Ei pea vajutama kohe, et send, eks ole. Saad mõelda rahulikult, saad mõelda väga rahulikult ja üldiselt ikka on siin see nõuanne on see, et mõtle oma vajaduste peale. Ainult sina ise saad oma enesetunde eest vastutada. Nii. Tänan sind, roheline. Ja kui sa valisid selle värvitu, sõõri, siis küsimused on ikka, et mida mõtleb, mida tunneb, mida ette võtab ja nõuanne. Nii, ja mida sinu suhtepartner mõtleb? Vaatame, kus tema mõtted on. No mis toimub siin? Mehed üldse enam ei mõtle või? Nii. Et ma ütleksin, et ma tahaksin siin esimene lause, mis mulle pähe tuli, oli see, et nii heas kui halvas. Et siin on sellised mõtted siis, kus õige ongi öelda, et mõtted on puudu. Et mõtted püsivad täpselt samasugused, nagu nad on püsinud juba pikka aega. Et ühest küljest mees näeb ära kõik selle suhte positiivsed aspektid, võimalused, tugevused ja teisest küljest jälle näeb ta väga selgelt ka neid ohtusid, nõrkusi, puuduolekut, seda, mis võib tekitada ma ei tea, läbikukkumist või mingeid traumasid või mis võib seda suhet nagu kahjustada, ohustada kuidagi. Ja ma ütleksin, et siin on mees, kes on aeglane mõtleja,
mees, kes väga pikalt mõtleb enne, kui ta midagi otsustab. Ja kuidagi praegu on tema jaoks siis päevakorral tõenäoliselt raha ja tervis. Ja raha siis selles mõttes, et mingit tööga seotud, mingit tööga, mitte ettevõtlusega, aga just nimelt tööga, igapäevane töö, mida ma teen, et isegi kui ma olen ettevõtja, siis see, mis mu päeva sisu on, mida ma teen. Konkreetsed tegevused, et nende konkreetsete igapäevaste tegevuste, igapäevase rutiiniga toimetulek on see, mis on hõivanud tema mõtted. Ja selle suhte osas, et ta tahaks ka, tema mõtted on siis suunatud sellele, et kuidas suhtes tekitada või siis alles hoida sellist elutervet rutiini. Seda, mis annab mulle kindlustunde, mis annab mulle väärtuse, mis loob mu ellu mingi kindla rütmi, et ma ei tea, sööme koos hommikust või kohtume kord nädalas või mis tahes rütm siis selles suhtes on. Mingeid selliseid pikemaid tulevikuplaane teeb ta oma peas, aga kuna ta on aeglane mõtleja, siis nende plaanide olemus ei ole praegu veel selge, ka tema enda jaoks mitte. Ta saab aru, et tulevikus need võimalused on paremad kui täna. Et praegu on nagu mingi seisak või paus. Aga ta nagu alles paneb seda tulevikupilti kokku. Ja selle inimese mõtted on pigem töö juures. Raudselt pigem töö juures. Mida ta tunneb? Mida ta tunneb? Et siin on nüüd, mina ütleksin, et siin on tunded sellised, et ta tunneb, et ta tunneb ennast praegu otsustusvõimetuna. Probleeme on liiga palju, tundub talle, lahendusi on liiga palju, et see on umbes selline olukord, et kus sul on käes nagu 10 erinevat pistikut ja seinas on 10 erinevat pistikupesa ja sa peaksid nad värvi järgi paari panema, eks ole. Et ta ei suuda neid õigeid paare nagu omavahel kokku viia. Ta ei tea täpselt, mida ette võtta, sest kõike on liiga palju probleeme, liiga palju mõtteid, liiga palju tundeid, liiga palju asju, mis tuleb otsustada ja tal on selline tunne, et ta nagu peaks hoidma oma pea kuidagi selgemana, oma emotsioonid rohkem vaos, et ta peaks nagu ta tahaks nagu oma südamele kogu aeg öelda, et tule mõistusele, mõtle hoolega, süda ei mõtle teatavasti, eks ole, et tahaks nagu kontrollida, hoida kontrolli all oma tundeid selles mõttes, et tal oleks vähem otsustada, et tal oleks vähem mõelda. Siin on sellist natuke niisugust otsustusvõimetust ja abitust ja tal on selline tunne, et heade lahenduste leidmiseks ta peaks olema nagu kuidagi nutikas või kellegi üle kavaldama või kuidagi manipuleerima või siin võib olla ka nii, et võib olla faas, kus tunded nagu kogu meie elu on, eks ole, tsükliline. Kulgeb niimoodi üles-alla. Mõnikord natuke rohkem üles, mõnikord natuke rohkem alla. Ja siin tundub, et inimese igapäevaelu võtab ära nii suure ressursi, et ta püüab hoida oma südame külmana, et ta lihtsalt selle olmega, tööga, igapäevaste probleemide lahendamisega toime tuleks. Ja tunde tasandil võib see olla ka teatavas mõttes niisugune tunnete surm, et mitte tunded ei kao ära, aga nad nagu lükatakse eemale või peidetakse kuhugi ära, pannakse kuhugi tahaplaanile, sest see ei ole praegu nii tähtis. Tähtis on hoida positsiooni, tähtis on teha ära need 1000 asja, mis on tegemata, ja hoida omavahelist suhtlust ka viisakana, väga väljapeetuna, et mitte mingil juhul ei ole siin nagu tahtmist kuidagi suhet lõpetada või kedagi solvata või
aga siin ka tunnete tasandil on just, et hästi suur vajadus hoida sellist selget pilti ja külma pead ja väga tugev, sest otsustamine on nii keeruline ja otsuseid tuleb teha väga palju. Siin võib olla ka selline suhtepartner, et kes, kuidas ma ütlen, ma ei tea, näiteks töönarkomaanid näiteks, nad ei saa tööst loobuda ju suhte nimel. Kuidas ta siis ennast tapab suhtega või ikka tööga? Või niisugused partnerid, kellel on, ma ei tea, mitu eelmist suhet, mitmest eelmisest suhtest, mingid kohustused, lapsed, naised, või ka samaaegselt näiteks vähemalt 2 suhet, mis on võib-olla oma loomu poolest väga erinevad, aga mõlemad on olulised. Ja see ei tähenda siin üldse, et ma ei taha öelda seda, et mehel on teine naine. Ma tahan öelda seda, et on teine suhe, mis on sama tähtis. See võib olla töösuhe, see võib olla suhe oma vanematega, see võib olla suhe oma vanavanematega, see võib olla mingi sõprussuhe, keegi, keda ta peab ka toetama, ta on oma kokkulepet teinud, oma lubadused andnud. Ja jõud, mis sinna kulub, ei jäta väga palju mänguruumi sellistele õrnematele tunnetele. Selline tundemaailm. Aga siin peab ütlema, kas siin oli et ühel või teisel moel, et tegelikult on see siis inimene, kes on aeglane, põhimõtteline, mõtleb pikalt, veendub oma tunnetes pikka aega, niisugune inimene, keda ei tohi tagant kiirustada. Et see on nagu, et vaata, kui sul on sidruniseeme ja sa ei ole seemet isegi mulda pannud, et sellest saaks puu kasvada, siis kahjuks ei saa sidrunist mahla pretsida. Nii ongi. Ja siin on olukord, kus see sidruniseeme võib-olla mullas, võib-olla on puu kasvanud, aga ei ole neid sidruneid veel mahla jaoks. Ei ole, et limonaadi teha. Siin on vaja aega ja see inimene vajab aega ka selleks, et ise oma tunnetes selgusele jõuda. Nii. Ja ma küsin siis, et väga praktilisel tasandil, mida ette võtab? Mida ette võtab? Mida ette võtab? Ei võta mitte midagi, et mida ette võtab, tähendab seda, et parimal juhul võib ta teile anda nõuandeid või raha. Parimal juhul võib ta siis, ma ei tea, minna teiega koos mingile üritusele, näiteks külmalt, viisakalt, välja peetult, et me oleme siin ikkagi täiskasvanud inimesed ja käitume korralikult, eks ole. Tõenäoliselt teil on mingid vestlused sellel teemal, et kuidas kumbki näeb oma elu täna ja kuidas näeb 10 või 20 aasta pärast, et millised on teie tulevikuvisioonid ja ta püüab aru saada, kas need arusaamad tulevikust kattuvad. Et siin umbes pooltel juhtudel rohkem, 70% isegi, 70-75. Võib juhtuda, et suhtepartner annab teile teada, et see on praegu siin selline tema enese aeg, kus ta peab oma elu üle järele mõtlema, kus ta peab oma ette olema üksinduses, kus tal on vaja, ma ei tea, aega näiteks, et mediteerida või et oma raha üle lugeda või et oma äri, oma ettevõtte finantsilist olukorda parandada. Või mõningatel juhtudel ka siis, et tegeleda mingi oma konkreetse unistuse realiseerimisega. Ja
midagi, mida ta on kaua aega mõelnud, mis tal on kaua aega plaanis olnud ja ta saab aru, et ta peab seda tegema ise. See ei ole mingi koostöö kohta. Jaa. Siin võib olla vettmööda reisimist, mitte lennureise, aga laevareise. Või siis, miks mitte ka autoga, aga sellist liikumist, mis ei ole lennuk ja tõenäoliselt ei ole ka rong, mis on aeglasem, suurem, aeglasem, rahulikum. Ja ta võib esitada teile konkreetseid küsimusi selle kohta, et väga konkreetseid. Et mida te tegelikult vajate, millised on teie tegelikud eesmärgid, millisena te näete seda suhet tulevikus, iseennast tulevikus, kuhu te kumbki üksikult tahaksite jõuda ja kuhu te koos saate jõuda. See on keegi, kes mõtleb kõik väga hoolikalt läbi. Ja tõenäoliselt selle 6 aja jooksul on teil võimalik siis näha, kuidas ta seda teeb. Kui põhjalik, kui täpne, kui detailseks ta suudab minna selles, kuidas ta oma elu paika paneb ja läbi mõtleb. Ja nõuandekaardid selles positsioonis. Nüüd ma tahaksin öelda nii, et ole lojaalne. Kui sa oled valinud selle suhte, ole selles suhtes, ole toetav, ole sõbralik. See on koerakaart selles mõttes nagu hästi vahva. Et see ütlebki kõik. Vaata, et kui sul on koer on ju, siis käitu nii, nagu sinu koer sinuga käitub. Et noori vahel süüa ja pai ja sügamist ja nõua vahel endaga mängimist ja tegelemist ja ole olemas. Ole lihtsalt olemas, anna teada, siin ma olen. Toetan sind ja ma ütleks, et siin nõuandekaardina see, et tuli mees välja, ütleb ka seda, et sa peaksid, ka sina peaksid mõtlema, mida see suhe sinu jaoks tähendab, kes see partner sinu jaoks on, milline väärtus tal on. Ja et ka sinul on terve 6 aega mõelda, et kas see suhe on sinu jaoks liiga aeglane, liiga külm, liiga kauge, liiga... Sellest suhtest jääb mulje, et see on külm ja kauge just. Et uuri selle sõbraliku uudishimuga, iseenda suhtes sõbralikult ja partneri suhtes sõbralikult. Tõesti, et milline see tuleviku vaade siis on? Kas see on see, mida sa vajad? Ja et võib-olla see on pigem selline suhe, kus ma ei ütle, et läbivalt, aga praeguses hetkes järgmise 3-4 nädala jooksul, kus pigem peaks panustama sellele, et sõprust alles hoida, sõbrasuhet. Nii. Ja tänan sind, kes sa valisid selle variandi. Tänan sind. Nii. Ja kui sa valisid kollase sõõri, kui sa valisid kollase sõõri, siis sa pead ühe hetke ootama. Siis sa pead ühe hetke ootama. Segan pakki ja segan.
ja segan. Nii. Et proovime nüüd nii. Ei saa, segan veel. Kollane variant, ma tahaks kohe küsida, et kas sa oled oma valikus kindel? Kas sa oled oma valikus kindel? Ja nüüd me võime vaadata. Nüüd me võime vaadata, mida su suhe toob ja võime. Nii, et mida siis sinu partner mõtleb? Mida mõtleb? No siin on küll väga ilusad mõtted, et siin on kõik see, mida võiks kokku võtta siis sõnaga positiivne. Mõtted on kaheldamatult suhte juures. Ma ütleksin nii, et kui küsija on mees, kui küsija ise on mees, et see väike protsent mehi, kes mind mõnikord jälgib, et siis kui küsija on mees ja suhtepartner on naine, siis selle naise mõtted on hõivatud sellega, et kuidas ise ennast õnnelikuks teha. Kuidas olla rõõmsam, tänulikum, kuidas kogeda rohkem kergust, rõõmu, selgust, sära ja ma usun, et selle naise mõtted on ka niipidi, et kuidas see on kuidagi on mõtted seotud mingite kokkulepetega, mingite lepingutega, kirjavahetusega, võib-olla mingite tulemustega. Aga need on kõik väga kerged, positiivsed mõtted. Kui nüüd küsija ise on naine ja tema partner siis on mees, eks ole, siis on see mees, kes hästi lühidalt, kes mõtleb naisest, kes on elule andnud sisu ja mõtte ja väärtuse ja teinud õnnelikuks ja mõtleb, kuidas seda sõnastada. Püüabki nagu konkreetselt leida sõnu, kuidas oma mõtetest teada anda, kuidas mõtleb, kuidas naist toetada, kuidas naist õnnelikuks teha, kuidas teha teda rõõmsamaks, kuidas lahendada mingeid probleeme sellisel moel, et probleemi nagu polegi olnud. Ja siin on selline, ma kogu aeg tahan öelda juhuslik, et need mõtted on nagu kerged, pinnapealsed, niisugused soojad, lihtsad. See tunne, kui sa palli jalu üle muru jooksed, umbes niisugune. Umbes sellised mõtted. Ja mõtted on suhte juures. Ja kõik rõõmsad mõtted on suhte juures. Kuidas seda suhet hoida ja kasvatada ja ilusamaks teha. Nii, ja mida tunneb? Tunded. Nii, siin on nüüd niisugune küll selline oi kui emotsionaalne, oi kui tugevad tunded, oi kui palju kõike korraga segi läbi, tahaks rääkida, tahaks suhelda, et tahaks nagu näidata kogu oma tunnete spektrit siis selles positiivses võtmes. Et ma ütleks, et siin mehel on niisugune ärevus, et ärevus on seotud sellega, et
armukadedus. Ja siin on armukadedust, siin on muret sellepärast, et te olete nii atraktiivne ja suhtlev ja liikuv ja et kas tal on teile ikka nii palju pakkuda. Selline ebakindlus ja ärevus selles suhtes, jah. Siis on siin niisugust, need on sellised nagu teatud pillavus on nendes emotsioonides, et kõik ta tunded on nagu nii ma ei saa öelda tugevad, ma ütleksin teravad, sähvivad. Et seal on see koht, kus üks emotsioon teisega vaheldub kiiresti. Et 5 minutit armastan ja siis 10 minutit olen väga armukade ja siis 12 minutit muretsen ja siis 4 minutit olen väga tänulik ja sellised kiirelt vahelduvad tunded ja hästi suur nagu selline kõrge ärevus ja ebakindlus just selle suhtega seotult. Ja kuidagi ka siin võib öelda, et mida ta tunneb, on siis see, et ta tahaks, et see suhe oleks avalik ja hästi nähtav ja tahaks presenteerida seda suhet ja samas ta ka väga kardab seda millegi pärast. Et siin võib olla niisugune mees, et siis kui te olete kahekesi, on kõik hästi ja lihtne ja tore ja kerge, aga selle koha peal, et kus te, ma ei tea, peate minema koos ööklubisse või restorani või kinno või teatrisse või ma ei tea, mägimatkale on ju. Et kuhugi, kus on siis avalik ruum, teised inimesed, et siis ta hakkab kuidagi ärevalt käituma, siis ta nagu täpselt ei tea, mida ette võtta või mida selga panna või kuhu astuda või istuda või mida ta peaks teile ütlema või kas ta nüüd peab selle ukse avama või ei pea või ja selline ärevus on temas. Nii. Ja mida ta ja aga ta väga tahab oma emotsioone jagada, väga tahab jagada oma emotsioone. Nii, aga kardab ka. Niisugune tore ärevik on teil. Nii, vähemalt on südamega asja juures, eks ole. Et selles, mida ta tunneb, on teatavat pealiskaudsust. Aga selline pealiskaudsus on meile kõigile omane siis, kui suhe on kas algusfaasis ja kõik on nii põnev, eks ole, ja natuke õudne ja ikkagi nii põnev. Või siis, kui suhe on läbi elanud mingi transformatsiooni, mingi suure muutuse ja me nagu alustame uuest kohast jälle, jah. Nii, ja küsimus siis, et mida ette võtab? Mida ette võtab? Nii, siin ma annaksin et ma ütleksin, et mida ette võtab, et see ongi see, et mees püüab nagu tutvuda teie sõpradega ja tutvustada siis teid oma sõpradele ja see on talle nii keeruline ja raske ja siin võib tekkida ka see koht, et kus ta ütleb teile, et kui sul on selline sõbranna on ju, et siis see muudab meie suhte keeruliseks või et kui sa oled nii klammerdunud oma ema külge, et siis on väga raske või ka teistpidi, et pöörates seda tema enda peale, et võib selguda, et tema vanemad näiteks on suhte vastu, muutuste vastu, valikute vastu, et tema perekond ei toeta tema otsuseid. Mingi selline vestlus siin tuleb, et mis ta teeb, et ta kindlasti annab teile teada, et millised valikud on. Räägibki üsna avatult ja üsna ausalt ja üsna siis püüab selles protsessis toetada pigem teid kui ennast ja annabki teada, et me oleme jõudnud punkti, kus me peame midagi otsustama. Ja et see on raske. Talle küll on raske. Tõesti. Ja tundub, et tema siis niisugune lähim ümbruskond teeb talle selle otsustamise veel keerulisemaks. Nii. Ja kui ma küsin nüüd nõuandekaarti, siis koer, tule ära, tule siia. Küsin nõuandekaarti
nii, ma ei hakka isegi vabandama, et ma koeraga räägin. Sest on 2 valikut, et kas kuulata koera või kuulata mind, eks ole. Rohkem hetkel ei ole. Et nõuandekaart on sellised, et vaata, kui sa armastad, siis seisa oma armastuse eest, väljenda oma tundeid julgelt, suurejooneliselt, vapralt ja nii nagu nad on. Siiralt, väärikalt. Mina tunnen nii. Ja julge ise astuda 2 sammu selles suhtes poolele teele vastu, julge ise pakkuda välja lahendusi, leida, otsida või vähemalt nagu suunata partnerit nende lahenduste poole, mis sinu meelest on sind toetavad lahendust. Pidin siin korraks pausi tegema, aga jätkan nüüd siis sellest kohast, kus sai pooleli. Kui sa valisid helesinise. Kui sa valisid helesinise, nii sellisel juhul, mida sinu partner mõtleb? Mida sinu partner mõtleb? Mida sinu partner mõtleb? Siin on nii, et partner läbib mingit isiklikku sügavat transformatsiooni, päriselt, tõesti. Tema mõtted on pigem oma nende muutuste juures, mis ta elus toimuvad või mis on toimunud, mis on juba aset leidnud. Ma ütleksin, et siin eelkõige tegevus toimub sellisel intuitiivsel tasandil, mõttetegevus, alateaduses. Kusagil mingites isiklikes sügavustes, mälestustes, kogemustes, selles, mis on juba olnud, mis on möödas, mis on omandatud, mis on ära olnud, mitte siin ja praegu. Et tema mõtted on pigem mineviku juures, mitte siin. Ja mõttetegevust mõjutavad kõik alateadlikud protsessid. Et siin on selline kombinatsioon, mis ütleb, et ma ei tahaks öelda, et see kestab 6 aega, eks ole. No, tõesti mitte. Aga siin võib olla tegemist kas endise sõltlasega või praeguse sõltlasega, kelle põhiline siis koht, mille üle ta pead murrab, on see, et kuidas mitte juua või kuidas mitte, ma ei tea, võtta ravimeid või kuidas võtta ravimeid, kuidas üldse oma mõte selgeks saada, on tema kõige suurem küsimus. Kui sa tead, et su partner ei ole alkohoolik, siis sellisel juhul otsib ta väga suuri elulisi lahendusi läbi oma alateaduse sõnumite ja püüab siis oma alateadlikeid sõnumeid mõtestada moel, et neid oleks võimalik materialiseerida. No nii. See on nüüd küll üks keeruline case. Mida ta tunneb, et kui me ikkagi suhete juurde jääme? Et siin on nüüd see, et kus pinnapealne suhe, niisugune võib-olla mitte kõige sügavam, mitte kõige mõtestatum, on muutunud liiga keeruliseks, kus oluliseks ongi muutunud siis ka tunnete tasandil selle kerguse hoidmine, sest kõik on nii raske, et see isiklik transformatsioon, mida ta läbib, see on tõesti kõike hõlmab, see hõlmab nii mõtteid kui tundeid ja tema tähelepanu on iseendal, tema tunded on iseenda juures ja ta maadleb oma, kuidas ma ütlen siis, ta nagu ka tunde tasandil püüab iseendas näha pinna alla, püüab näha kaugemale, püüab aru saada, mis ta tunnetes üldse toimub. Hästi tugevad märgid on siin depressioonile, nii mõtte kui tunde tasandil, läbipõlemisele,
sellele teadmisele, et ma olen kõik kaotanud, võib-olla tööalaselt, võib-olla karjääri mõttes, võib-olla suhete mõttes, ei ole vahet, aga see, mida inimene kogeb, tõesti ka tunnetes, on see, et ma olen kaotanud kõik, et see kõik on olnud ainult näiv, pinnapealne, see on olnud nagu dekoratsioon, mitte reaalsus. Ja siin on hästi suur igatsus niisuguse lihtsuse, kerguse, selguse, avara hingamisruumi järele. Et mina ütleks, et jaa, ma vastan, ma annan nendele küsimustele vastused, aga siin praegu on inimene sellises seisundis, kus ta ei suuda luua lahendusi. Ta peab kõigepealt toime tulema iseendaga. Ja kuidas see siis füüsilises maailmas väljendub ja kuidas ta siis käitub või mida ta siis ette võtab, mida ta teeb. Et tõenäoliselt partner püüab teiega hoida sellist sõbralikku kirjavahetust, veenda teid, et kõik jääb nii, nagu on, anda teile seda kindlustunnet, et tema tunded teie suhtes ei ole muutunud. Siin ei ole kohtumisi, siin ei. Mul on endal nii raske seda rääkida. Inimene tegelikult püüab teid usaldada ja püüab jagada seda, mida ta kogeb. Ja ilmselgelt ootab ta siin sellist, ma ütleksin, väga arukat toetust ja ootab ka seda, et teie oleksite stabiilne, muutumatu, püsiv, olemas, alles, toeks, hinnangute vaba. Ja tõenäoliselt selle 6 aja jooksul, et nii palju, kui te välises näete, ongi siis see suhtlus, kus ta annab teile teada, et ta praegu ei saa midagi muuta. Nii nagu asjad on, nii nad on, meeldib see või mitte, miski ei muutu. Lähima 6 jooksul mitte miski ei muutu. Sest tõesti inimese kogu tähelepanu on iseendal oma mingi väga isikliku ümbersünni läbimisel. Ja tal ei ole ressurssi suhete jaoks. Lihtsalt ei ole ressurssi. Tal ei ole seda jõudu. Tahe võib olla, jõudu ei ole. Ei ole energiat, mida panustada. Ja nõuandekaardid siis... Nõuandekaardid on niisugused, et kui küsija on mees, siis see ütleb, et võta mehena vastutus ja otsusta, mis on sulle oluline, mis ei ole, loobu, viska minema, kui sa midagi ei vaja, tee oma konkreetset valikut, kui vaja, siis tülitse, eks ole, löö õhk selgeks, löö plats puhtaks, tekita selge ruum. Püüa aru saada, mida sa ise tahad. See ei ole see, et ära mine suhtesse seda selgust looma. No sa võid seda ka teha, kui sa ei suuda teisiti. Aga esmalt peaksid sina looma selguse oma peas, sest kui 2 inimesel on paari suhe, siis mõlema poole mõtte ja tundetasand alati kuidagi avaldub mitte ainult siis suhte olemuses, aga ka selles reaalsuses, mida suhet koos kasvatades kogetakse. Või ka koos lõhkudes, mida kogetakse. Kui küsija on naine, siis küsi endalt, kas see on sinu mees. Kas see on see suhe, mida sa oled tahtnud ja tead, kui ei ole, lõpeta ära. Pane pausile. Sina ei pea, siin nagu kaardid ütlevadki, et sa tegelikult ei pea selle inimese transformatsioonis osalema. Sa tegelikult tõenäoliselt see on protsess, mille sina oled käima lükanud, aga sa ei saa seda hallata, sa ei saa seda suunata, see on nüüd tema enda kätes. Sina olid see õpetaja või see teekaaslane, kes võib-olla väga sarnast olukorda
on ise elude jooksul kordi kogenud, kelle jaoks see on lihtne, tuttav, sina teadsid, kuidas ta ninapidi sinna pori sisse panna, et ta näeks, mis tegelikult toimub, kus on vaja muutusi, mida on vaja ette võtta. Nüüd ta peab ise sellest välja rabelema ja sa ei saa võtta üle tema vastutust. Kui sulle tundub, et see suhe on liiga koormav, lõpeta, kustuta, tühista, lõika läbi. Kui sa oma südames tunned, et see on sulle tähtis ja oluline suhe, siis ole aus. Ole aus, anna teada, kuidas sa ennast tunned, anna teada, mis sulle ei sobi. Ja siin on ka see, et kuidas ma siis ütlen, sina ei pea oma tundeid, mõtteid, vajadusi maha suruma selleks, et teda toetada. Sina pead jääma ikkagi iseendaks. Ole see, kes sa tegelikult oled ja lähtu oma vajadustest ja kõik oma otsused tee oma vajaduste seisukohalt. Jah, ja nii on. Selline kuu. Selline kuu tuleb siis helesinistel. Nii, kui sa valisid punase sõõri ja sul on küsimus, et mida sinu suhtepartner tunneb, mida ta mõtleb, mida ta ette võtab, siis me alustame mõtetest ja mõttetasandil sinu suhtepartner taevake. Ühesõnaga, siin on selline, siin on nagu mõtleja. Siin on inimene, kes kogu aeg mõtleb, kellel on kohutavalt palju mõtteid, kelle peas toimuvad kogu aeg mingid draamad. Elu on raske, elu on keeruline, elu on väljakutse, elu on võitlus. Elu on nagu igal hommikul lahingusse minek ja igal õhtul unetusega võitlemine. Siin võivad olla rahaga seotud mõtted, aga siin võivad olla ka nagu suhtega, nagu selles mõttes suhtega seotud mõtted, et partneril võib olla praegu keeruline mõtestada seda suhet tervikuna. Milline on selle väärtus? Milline on selle sügavus? Kui kaugele see üldse võiks areneda? See kõik tekitab temas ebakindlust ja hirme. Ja talle tundub, et selle suhte arendamine on väga keeruline, raske, võib-olla isegi võimatu. Väga palju negatiivseid mõtteid, väga suured hirmud. See on siin niisugune hea ülemõtleja inimene. Ja isegi kui tal on põhjust muretseda, siis selge on, et kõik tema mõtted on väga tugevalt praegu mõjutatud tema emotsioonidest. Seetõttu on tegelikult hoopis olulisem see, mida ta tunneb. Mistõttu ma panen siia kohe need tundekaardid juurde. Oih. Ja. Tunnete tasandil siis talle tundub, et nõudmised talle on liiga kõrged, et ta ei saa vastu seda, mida tema on sellesse suhtesse pannud või vastupidi, et tal ei ole võimalik sellesse suhtesse mitte midagi panustada, et on võimalik, aga see, mida ta peaks nagu pakkuma, et seda on liiga palju, ei ole võimalik, et ta tahaks, et oleks lihtsam, kergem, lõbusam, kiirem, ei pea elu olema niisugune nagu lõpmatu elevandi hiireurust läbipressimine, eks ole. Siin on nagu teatavat pettumust või niisugust kibestumust või tugevad negatiivsed emotsioonid. Ta nagu tahaks öelda, et
vähemalt üks pool selles suhtes, ta tunneb, et ei saa seda, mida on väärt, mida tegelikult vääriks. Ja see võib ka olla, et võib-olla, ma jään selle juurde, et ei maksa võtta seda kuidagi isiklikult. Tal võib olla väga suur hirm, et tema ei suuda panustada nii palju, kui palju te väärt olete, et tal ei ole anda seda, mida ta peaks andma. Ja ta nagu tunneb, et tal on keeruline järele anda, kohaneda, leppida, andeks anda, ta ei jaksa enam, ta ei taha enam. Ta tahaks, et oleks lihtsam, Jaa. Et siin ka tunde tasandil, et tunded on inimeses kõik nagu kuidagi kägarasse tõmbunud ja kokku pakitud ja siin inimese tunde tasandil on selline olukord, et kui ma pean ühed tunded maha suruma, siis ei saa ju teised ka avalduda. Selline piiratus ja väga suur soov, mis tahes hinnaga saavutada uuesti selline lihtsus ja kergus ja võib-olla ka pealiskaudsus, miks mitte. Sest ei jaksa enam. Ja see minu poolest ei ole see üldse etteheide, ma ütlengi, et inimene päriselt enam ei jaksa. Et talle tundub, et ta on teinud seda, mida ta on osanud, parimal moel, ta on püüdnud olla tark, usin, hea, ma ei tea, nutikas, ta on ennast ise üle mõelnud, täiesti nagu purki kinni mõelnud, kaane peale keeranud ja ei ole, nüüd on hapnik otsas, ei ole ressurssi enam. Nii, mida ta ette võtab? Mitte midagi. Siin on siis nii, et ta ei muuda mitte midagi. Inimene eelkõige keskendub siis sellele, et säilitada olukord sellisena, nagu ta on, säilitada kõik need head positiivsed aspektid elus, mis on. Siin võivad olla sellised valikud, et kui suhtepartneril on lapsed, siis ta võib üldse keskenduda lastele. Kui tal ei ole lapsi, võib ta luua täiesti uue suhte selle järgmise kuu jooksul. Potentsiaal nagu uut suhet luua on väga suur. Sest näha on, et ei jaksa, lihtsalt enam ei ole, mida panustada, ei jaksa. Ja kuna siin on inimene, kes tegelikult muutusi ei talu, siis siin tõenäoliselt on ka väga suur võimalus, et kui te ise pakute seda kergust ja sära ja avarust ja päikesepaistet ja hingamisruumi ja kohustuste ja sunduse ja peab vaba elu, siis võib seda sama suhet kuidagi tasakaalustada, restartida, pöörata nagu mündil teise külje ette, eks ole. Ja sest jah, temal praegu ei ole seda jõudu, et midagi muuta, et midagi ette võtta. Tal ei ole energiat. Ja mis siis juhtub, et siin ongi konkreetselt küsimus, kust inimene oma siis elujõu tagasi saab, milline impulss sealt välisest maailmast tuleb, mis teda uuesti toidab, kas see tuleb teilt või tuleb kusagilt mujalt. Nii lihtsad valikud ongi. Nii, sest taim kasvab alati väikese poole. Keegi meist ei kasva peadpidi mulla alla ja sügavustesse. Ja nõuandekaardid siis on sellised, et kaitse oma südant.
mis tähendab siis, ma võtan ühe kaardi juurde. Kaitse oma südant. Et siin on siis nii, et kui sa oled otsustanud sellest võidelda, ma rääkisin, mida teha, tee seda. Kaitse oma perekonda, kaitse oma kodu, kaitse kõike seda, mida sa oluliseks pead, eks ole, ja tee seda siis positiivses võtmes. Ja siin on ka loo püsiv kaitse, mis tähendab, et siin tuleks teha mingi konkreetne kaitserituaal, ütleksin mina. Siin võib olla viide sellele, et küsi nõuandeid ja kaitset oma esivanematelt, aga siis pigem meesliinis. Ja sina ei tohiks olla see pool, kes nüüd ma ei saa öelda, et kes muutusi esile kutsub, aga kuidas ma seda hästi sõnastan. Et kui see peab lõppema, siis ei ole sina see, kes peab selle lõpetama. Sinu asi on säilitada olemasolevat, hoida, kaitsta, kasvatada. Sinul on praegu jõudu seda teha. Ja kui see on sulle oluline suhe, tee seda. Ja, et praegu nagu kogu võim ja vägi on sinu käes ja sa ei saa loota mitte mingile välisele lahendusele, rääkimata siis sellest, et sa saaksid loota sellele partnerile. Sinu jõus on kõik kinni. Ja nii on. Ja nii on. Aga kaardid ütlevad, et sa tuled sellega toime. Ja sinul on energiat. Nii et kui see on tähtis, siis panusta. Aitäh! Ja viimane, et kui sa valisid siis selle lilla variandi, kui sa valisid selle roosa lilla variandi, siis mida sinu suhte partner mõtleb, mis tema mõtete tasandil toimub. Nii, mõttetasand. Ja tunded. Et siin on nüüd nii, et mõttetasandil on inimene jõudnud sellisesse kohta, et kus ta ma ütleksin, et mõttetegevus on nagu takistatud. Ei taha mõelda, ei suuda mõelda, ei oska mõelda, jumala ükskõik. Et ta toetub sellele oma mõtetes, mis on õige oleks öelda siis elukestev, et tema mõtted on seotud kõige sellega, mis on püsiv, mis on jääb, mis on muutumatu, isegi kui see on liiga keeruline. Suhteplaanis ta mõtleb sellest, et kuidas ennast paremini väljendada, kuidas nagu seda suhet kasvatada ja jõustada ja samas, et kuidas teha seda ettevaatlikul moel. Siin tundub, et suhteplaanis on mingi keeruline olukord, kus siin inimesed ei ela koos, kindlasti mitte. Kui siin on ei, ma jään selle juurde, ei, siin ei ela inimesed koos. Sest mõttetasand on siin seotud sellega, et kuidas suhtele üldse nagu mingi püsivus luua, mingid juured luua, mingi kasv luua, kus see suhe üldse jõudu saaks, kui kogu aeg on ainult takistused. Ja et kuidas sellesse suhtesse tagasi tuua siis niisugune osalinegi, natukenegi, näpu otsagagi midagi, mis siis pakuks rõõmu.
et mõttetasandil selline rõõmu aspekt nagu on kadunud. Ja need mõtted on sellised, ma ütleks, et tugevad, jõulised. Siin on tegemist inimesega, kes tõesti kõigepealt loob oma elu mõttetasandil ja alles siis võtab maise vormi. Siin võib olla väga hea taotleja või küsimuste esitaja või ja keegi, kes valdab seda trikki, kuidas mõttega luua kiiremalt kui mõned teised, tulemuslikumalt kui mõned teised. Ja tundetasandil ütleksin mina nii, et siin need tunded on nagu kusagil algusjärgus. Ise ka ei tea, mis tahaks teisiti, nagu prooviks. No, et kuidas ma ennast tunnen siis, kui ma tunnen nii või kui ma tunnen teisiti. Ja inimesel on muutlikud tunded, väga muutlikud tunded. Nagu väikese lapse emotsioonid vahetuvad kogu aeg, samamoodi muutuvad tema tunded, mitte päevade või kuude lõikes, aga need võivad minutite või tundidega muutuda. Ja kunagi ei tea, millises suunas need muutused toimuvad. Ja praegu siis on siit ka üsna võimatu tahta mingeid väga suuri ja tugevaid ja jõulisi ja püsivaid emotsioone, sest tundetasandil toimub mingi ümbersünd. Ma võtan siia. Et selle kuu jooksul ta ei saa ise ka oma tunnetest aru. Ja selle kuu jooksul ta nagu pigem jõuabki selleni, et olla oma tunnetega kontaktis, et teha selgeks, millised tunded need on, mida ta tunneb, kas need talle sobivad, kuidas neid väljendada või mitte väljendada, kas need nagu tappa eos või kasta hoolega. Aga kuu lõpuks jõuab ta mingile äratundmisele, kuidas ta tahaks edasi liikuda. Ja siin võib ka olla, et inimene võib ennast tunda üksi, mahajäetuna, hüljatuna. Ja see ei ole tema valik. See on nii juhtunud, aga see ei ole tema valik. Ja kõik eelmised negatiivsed suhtekogemused siin hakkavad nagu mängima oma rolli, et need tunded niimoodi kõigivad üles-alla, vasakule, paremale. Aga jah, kuu lõpuks võib loota, et mingi selgus saabub. Ma ei saa öelda, mida ta tunneb, sest ise ka ei tea, mida ta tunneb. Nii, ja kuidas see siis reaalsuses välja näeb, et see on siis küsimus, et mida ette võtab. Mida ette võtab? No ei võta midagi ette, maadleb mingite takistuste ja raskuste ja puudolekuga ja siin nagu kõik on, kuna ta ei tea, mida ta tahab, siis ta ei saa ju mitte midagi teha. Ta ei saa aru, mida ta tunneb. Ta ei tea, mida ta tahab. Ta saab aru, et ta peab midagi otsustama, aga ta ei suuda midagi otsustada. No mida sa otsustad, kui sa ei tea, kuhu sa tahad minna ja kuidas sa tahad minna? Ja kui sa isegi nagu ei saa, et siin ei saa ka öelda, et lase oma südamel ennast juhtida, sest ta ju ei tea, mis ta südames on. Et siin ikkagi selle kuu aja jooksul jõuab inimene tõenäoliselt siis kusagil detsembri keskel jõuab arusaamiseni, et millised ta tunded on ja saab aru, et millised valikud tal on. Et tal üldse on valikud, et tal tegelikult ka on valikuvõimalused. Praegu ta ei ole sellest teadlik, praegu ta
ta näeb ainult raskusi ja takistusi ja ma ütleksin, et kuna ta ei ole iseendaga väga heas kontaktis, siis ta otsib vabandusi. Siis ta lihtsalt otsib vabandusi. No, jah. Ja nüüd ma peaksin võtma nõuandekaardi. Kass, mine maha, kass, mine maha. No mine, no mine. No ei ta pikali siis. Ära aeruta. Mine. Hea suvekoht. Nii, vabandust. Aga ma võtan nõuandekaardi. Et ma ütleksin, et kuidas see kass niimoodi ründama tuli ja ta pole seda mitte kunagi enne teinud. Et siis siin on küll mingi tervendust vajav inimene, ütleks ma. Siin on täielik kaos ja meelte segadus. Nii. Ja võib-olla see inimene on nagu kass, kes käitub väga isepäiselt, ilma et ta teaks, mis ta isepäisuse taga on. Nii. Nõuandekaardid on siis sellised, et et selleks, et tema saaks siis ennast kuidagi avada. Ja ma saan aru, et teil siin on nagu see puuduolek sellest selgusest ja kindlusest ja tahaks aru saada, et mis siis tegelikult toimub ja kas ta üldse midagi tunneb ja mida ta siis tahab. Et see on see, et rääkige unistustest ja rääkige ootustest ja rääkige võimalustest. Aga tehke seda kuidagi ettevaatlikult, tehke seda nii, et see ootus ei ole kivisse raiutud, et sinna jäävad ikkagi need mingid nagu valikuvõimalused ja julgege tõesti suurelt unistada. Ja siin ongi see, et kus võibki öelda, et et ma näiteks, mina mõtlen küll, et 10 aasta pärast võiks, ma ei tea, Põhja-Rootsis elada, eks ole. Rääkige siis nii, ütle, mis sa tahad. Või ma ei tea, et tahan saada baleriiniks. Tahan olla trollibuss. Vahet pole, mis sa tahad. Räägi, mida sa oma südames tahaksid, millised visioonid sul on, millised unistused sul on, et ei pea püsima reaalsuses. Ja et tee seda ettevaatlikult, tee seda kiirustamata, tee väga hoolega läbi mõeldes siiski. Ja sest vaata, siin on inimene, kelle mõtetel on jõud ja kui sa saad tema mõtted oma ideede taha, siis on sellel nagu ju väga võimas minek. Ja siin on ka vihje sellele, et kui sa tead, mida sa soovid, kirjuta oma soovid üles, et tee mingid kirjutamisega seotud rituaalid. Oma soovide täitumiseks. Jah. Ja nii on. Aitäh. Vaat, niisugune ladumine oli täna. Tänan sind.